et me räägime nagu elulistel teemadel, et me ei pea nagu ise seda enamus infot otsima nagu mõnes tunnis, et me lihtsalt räägime nendest asjadest, mis on nagu aktuaalsed või me tahame ise millestki rääkida või õpetaja pakub välja millest rääkida. Meil ei ole nii suuremahulisi töid, et näiteks meil on tund ja siis tunni raames läheb veel edasi see tund. Et nagu tund nagu pärand teen ikka seda kodutööd edasi, et see on nagu natukene, mis üks mõtlemiskoht olla, et mis on nagu Tiitsu puhul hea, et ta paneb küsimused ette, me arutame küsimused läbi. Me töötame kõik koos läbi, et ei ole nii, et õpetaja, mõni õpetaja teeb nii, et ta tunni ajal räägib niisama juttu ja siis et annab nii, nüüd saab tund läbi, siis tund saab läbi ja nüüd vaadake umbes, ma ei tea, 2 tunni kuidas nimetada, ja siis hakake tegema märkmeid ja fakte ja nii ja naa. Et ta ise nagu, ta ei süvene meiega nendesse teemadesse, vaid meie peame üksi minema vaatama mingeid asju ja siis see ei ole nagu fun ka, sest me ei saa küsida, me ei saa arutleda, me ei saa mitte midagi nagu. Ja et kui me oleme koolis tunnis, meid elu sees nii suuri asju, kui me teeme distantsilt, nagu ükskõik mis tunnitöö lihtsalt, et nüüd tee PowerPoint, nüüd tee selle kohta, nüüd tee selle teema kohta ja see teema ka veel, aga meid ei tunnis elu sees siukseid asju nagu. Koolis koha peal ei tee selliseid asju, koolis koha peal me istume tunnis, me kuulame, me ju ei kirjuta isegi midagi ja siis nagu Tiitsuga minu arust ongi okei, kui me teeme märkmeid, siis ta tihtipeale ei palu neid isegi ära saata, sest ta näeb, et kõik aktiivselt töötavad kaasa ja et sa tegid märkmeid selle jaoks, et kui hiljem tuleb töö, siis saad vaadata, see on sinu enda jaoks, aga mõni õpetaja on nii, et mine tee ja kõik kirjuta üles, et lihtsalt nagu, et hinde jaoks, mitte et ma ise tegelikult sain sellest midagi. Tiitsuga on see ka hea, et sa teed tunnis kaasa, siis sul ei jäägi kodutööd, sul on kõik tehtud, siis sa saadki oma aega nautida. Ei ole lihtsalt seda, et ma kuulan mingit loengut, millest ma mitte midagi aru ei saa näiteks mitte millestki tegema mingisuguse PowerPointi või mingi 15 fakti tunni kohta või mida iganes sükest nagu jama. Põhimõte on selles, kui on distantsõpe, siis kindlasti meie klassi puhul töötab see, et ei tekiks võlgu, et ei oleks seda puhjumist, kõiki neid asju. Kõik on nagu haaratud kaasa, kõik räägivad. Sa pead tegema tunni, sellepärast et siis tulevad inimesed kohale ja sa pead tunni ajal andma ülesande, et me teeme tunni ajal selle ülesande ära. Ja see ei lähe nagu sellest edasi või siis, kui järgmisel päeval on tund, siis me tegeleme sama tööga edasi, aga stopp, see lõpp täpselt sel ajal ära, kõik seo, mina saan oma päevaga minna edasi, teha teisi asju, ma ei pea minema nagu veel olema 3 tundi seal arvuti taga, et saada mingi üks töö tehtud. Et näiteks õpetaja Martmaga samamoodi, et me vaatame pilte või analüüsime neid torte asju, me kõik räägime, me kõik nagu avaldame arvamust, keegi ei maga seal arvuti taga. Aga mõne tunniga on küll see, et lihtsalt ei jaksa. Me nüüd ka ei näe ju, aga me kuuleme teda, et ta räägib meiega ja... Minu võti on see, et ma pean terve tunni tegema märkmeid. Ma kuulan ja mul on küsimused ees ja ma terve tund teen märkmeid ja siis ma 100% mitte keegi ei tohi mind segada nagu. Ja see ongi nagu see, et teeme tunni ajal selle ülesande ära, sest siis ma olengi seal sees. Ma ei lase enam, ma ei võta isegi telefon, nagu telefonis mul on see, kuhu ma kirjutan, ma ei vaata isegi kordagi Messengeri, mitte midagi, ma ei vasta kellelegi, kui keegi tuleb minu tuppa segama, ma olen ülivihaseks, siis ma pean terve aeg keskenduma. Ja see ongi minu arust see võti ja siis mul jääb meelde, mul on nagu mingi keskendumishäired ka, aga siis see nagu aitab ja tunnis ma ei suuda mitte kunagi koolis koha peal niimoodi keskenduda, kui ma suudan Kaido tunnis arvutis nagu. Mitte kuskil mujal ma pole kunagi mingi keskenduda.